Eestlane Marek Kalmus armastab raskusi tõsta. On seda armastanud viimased 12 aastat. Suure mehe suurt tahtejõudu on tunnustatud arvukate tiitlitega. Ta on absoluutne Eesti ja Euroopa meister kulturismis, 5-kordne Eesti absoluutne karikavõitja, 4-kordne Eesti meister raskekaalus ja Eesti raamumees. Lisaks veel 5-kordne Eesti meister jalgrataste trekisõidus. Kalmus arvates on midagi siiski puudu, nimelt maailmameistri tiitel. Homme ja ülehomme Austrias Baden-Badenis peetavad maailmameistrivõistlused võivad selle puudujäägi korvata, sest Kalmus on vormis. Marek on öelnud, et teie olete talle treeningutes ja üldse elus kui talisman. Mida see tähendab? Muidugi seda oleks tema enda käest kõige õigem küsida. Mina nüüd oskan ainult defineerida seda sõna talisman. See tähendab midagi väga hinnalist ja kallist. Ja tähendab, nii palju ma tean, et ma treeningutele tulin kaasa temale nagu talismanina alguses, mitte kui trenni tegijana. Aga mul läks trenni järjest paremaks. Siis ja olengi jäänud talle nüüd siia ise ka tegema hakanud. Talismani rolli ma arvan, et ma täidan ka siiamaani edasi. Võib nii öelda, et see 12 aastat treeninguid on olnud nagu eellugu ja nüüd homme on siis kulminatsioon? Hetke kulminatsioon kindlasti, aga see, ma loodan, et see lõppes ära. No, kas maailmameistri tiitel on kulturismis lagi või on veel kuskil edasi minna? On olemas mitu erinevat liigat, kus võistelda. Need maailmameistrivõistlused ei ole kõige kõrgem liiga. Et mul on veel minna küll ka amatöörspordis. Ja kas lõpuks on nii, et kõikide nende erinevate liigade vahel valitakse veel ka kõige absoluutsem maailmameister? Ei, mitte seda, aga kõige prestiižsem firma on põhiliiga on ikkagi IFBB, mille maailmameistritiitel on amatöörspordis kõige kõrgem. Maailmameistrivõistlusteni on jäänud loetud päevad. Milline teie päevakava välja näeb? Päevakava on järgmine, et hommikul kell 6 üles, söök, saali. Hommikupoole on mul kas siis rattasõit või mingi selline aeroobne treening. Siis on jälle söök, uni, söök, õhtul trenn ja siis kangitrenn. Pärast jälle koju sööma ja magama. Nii ta käib päevast päeva. Treeningud on teie jaoks vajadus? Kindlasti. Nii füüsiline kui vaim. Peale sunnitud pause nagu ei ole õnneks olnud. Isegi siin väikeste vigastustega on suutnud ikka kogu aeg trennida. Aga kõige pikem võib-olla ongi pärast võistlusi, kus ma nädal aega kangitrenni nagu ei tee. Aga päris sellist võib-olla 3 päeva, kus mitte midagi ei tee. Arnold Schwarzeneggeri õpiku järgi oma elu seadnud Kalmus on oma mentori saavutused vähemalt 5 kilogrammiga ületanud. Ehk täitub Austrias ka Kalmuse ammune unistus suruda Schwarzeneggeri kätt. Rinnalt surumisharjutuse maksimum seeria, milleni ma nüüd jõudsin kasvamisperioodil nii-öelda. Siis see on 185 kilo, suutsin teha 7 korda. Mina pean seda juba heaks tulemuseks. Kui siin nüüd võrrelda ka kunagise kuusamehega Arnold Schwarzeneggeri, siis tema lagi oli 188 korda. Et väike nõks üle. Aga see on, ta ei ole päris nii, et mida suurem jõud, seda suurem lihas. Siin on ka väike vahe, Arnold on siiski tunduvalt suurem mees. Lihaste kasvatamise ajal sööb kulturisti 1 päevaga mõne mehe kuunormi. 20 keedetud munavalget, 0,5 kilogrammi puhast tailiha, 0,5 kilogrammi mett, 2 pätsi saia, kartuleid, riisi ja puuvilju, pudelite kaupa mineraalvett, iga jumala päev. Paar kuud enne võistlusi aga muudab dieet närviliseks ka kõige rahulikuma meelelaadiga jõumehe. Siidil on viimased 2,5 kuud. Sest tavaliselt nii pikalt dieedil ei ole midagi. Mul on kuskil 5 kui rohkem 6 nädalat enne võistlust. Aga see kevad on olnud nüüd 3 võistlust järjes ja 4 on nüüd siis maailmameistrivõistlused. Nüüd pidevalt järjest paremisse hoomine. Kurnavaks ei lähe? On küll jah, hetketi selline tunne, et äkki pingutan üle, äkki taasta ära, äkki ei suuda sügisel uuesti
aga loodan, et kõik läheb ilusti. Toitumine, režiim, see käib ka terve perele mingil määral. Perega käib kaasas, nii et on mingil määral nii erinevam kui teie elu kindlasti. No kes Maritile mune keedab, kui ta näiteks lihasmassi kasvatab ja 20 muna päevas sööb? Tema ise. Kus te munekollased paned? Tähendab, ma olen siin viinud ühe töökaaslase koerale, aga temal ütles mitte magu üles, et nüüd me viskame lihtsalt ära. Mis te arvate, kas Marit võidab? Ma olen kindel, et ta võidab, ma väga loodan. Vorm on hea ja miks mitte. Ma loodan, et läheb hästi.